välja. Alar Rikberg, Tartu Bigbank elas selle ärevuse üle, mis te 24 tundi tagasi Tallinnas iseendale tekitasite ja tänane kohtumine 3-0 ja kuldne game ka kindlalt teile. Esmalt, kas mehed siis leidsid need vajalikud osad üles, millest eile sai intervjuus räägitud? Jah, leiti need kehaosad, mida ma mainisin ilusasti ööga ülesse ja päris hästi see tulemuses kajastub. Ei saanud talt ehk üheski game'is 20 punktinigi ja otsustav kuldne siis 15-3. Märt Tammearu ja Siim Põlluaar, kui me vaatame rünnaku protsente, tegelikult ei teinud ka täna mingit supereelist mängu. Kas arenguruumi ja parandamisruumi jäi ka tänasest ikkagi suurest võidust hoolimata? Meil on oma tõste kvaliteedilt üsna eriilmelised sidemängijad. See, et me nüüd vahepeal mängisime Ronniga ja tegime ka trenni Ronniga, siis kindlasti läheb, ma ei ütle kaua, aga mõni päev aega, et tagasi harjuda jälle Gerdiga mängima. Ja on mehed, kellele see tõste sobib paremini, näiteks Albertil on vastupidi. Teemal jookseb kuidagi Gerdiga see rünnakumäng paremini, aga kokkuvõttes ei ole vahet. Rünnak on küll oluline osa, aga me ikkagi servisime võimsalt. See oli esimene alus. Teine blokis eilne üsna siis katastroofilähedane blokimäng asendus täna päris mõistliku blokimänguga, kus me vahepeal saime näppe vahele, vahepeal saime punkte ja juhtus ka olukordasi, kus lihtsalt sundisime vastast korrektse bloki kauti lööma. Kas nüüd Märt Tammearuga, kes siis kuldses game'is lõi väga pikka serviseeria, sai enne kohtumist vaadatud seda Nimir Abdelazizi Hollandi koondise mehe serviseeriat meistrite liigas, kes siis Trentino vedas sedasi Novosibirski vastu võidule, et täna kuidagi väga sarnane oli see serviseeria Märdil? Ei, Märdil on ikka vähe paremini, sellepärast et Nimir lööb ainult täie jõuga ja nii kus torust tuleb, aga Märt istutas siin palle kõikidesse ristnurkadesse lühikesi ühele, teisele ja kolmandale mehele. Ehk siis Nimiril oleks vastupidi vaadata Märdi serviseeri üle, et natuke enda servi ka varieeruvust tuua ja mitte ainult jõuga lüüa. Küsisin teiste meeste käest ka, et kas ikkagi enne kohtumise algust täna oli väike ärevus ka sees, sest ega siin väga eksimisruumi ei olnud. Kas sina seda tundsid enda puhul ja kas sa tundsid seda ka mängijate nooremate puhul? Ei olnud ärevust, aga ma pean tänama oma meeskonda selle eest, et nad rikkusid ära minu elust pea 19 tundi. Hommikune discgolfiring ei möödunud mitte discgolfi mängides, vaid seal ka taustal käisid eilsed pallivahetused läbi. Need käisid öösel, läbi une, läbi ja esimene hetk, kui oli normaalne enesetunne pärast kaotatud eilset mängu, oli siis, kui ma soojenduseks saali saabusin. Siis õnneks kadus nagu kõik ära ja siis oli täiesti tavaline rütm, mõnus, valmistume mänguks, teeme meestega väiksed jutuajamised. Aga nüüd tagasi tulles su eelmiste küsimuste juurde, et kas me vaatasime siin videoid või midagi tegime, siis minu otsus oli hoopis selline, et pärast sellist mängu on vaja kõigil natukene oma peas asju paika panna, ehk me ei teinud hommikul trenni, jätsime ära mängueelse planeeritud video ja meeskond pärast eilset kohtust esimest korda siis, kui me hakkasime soojendust tegema. Finaalis tuleb vastu Tallinna Selver, sinu duell Rainer Vassiljeviga, kui palju seda ise ootad ja kui veriliseks mäng sulle isikust vahest kujuneb? Tead, Raineriga duell ei olegi nagu nii väga põhimõtteline. Et tervitan siin Aavot, 2 aasta jooksul on 7-7 vist mulle ja mulle Andreile siis meie paarile, et temaga on natuke nagu isegi treeneri duelli tunda. Raineriga pigem, mille pärast ma seda ootan ja miks mulle väga meeldib, on siis Selveri koosseis ja mitmed head tuttavad koondisemehed eesotsas siis Kristo Kollo ja Rene Teppaniga ja samamoodi ka Ratsa muidugi. Ehk siis see, mida ma seal ootan, on just vastusseis mitmetel positsioonidel potentsiaalsete koondise mängijate vahel. Lõpetuseks on sul juba paberitel kirjas, kuidas ikkagi Teppan, Kollo, Raadik ja Orav ja teised mehed kinni saada, et see valem on välja mõeldud? Jaa, ikka. Et pole seal midagi keerulist, tuleb lihtsalt meestele ka see info edasi anda ja loodetavasti see jääb ka meestele meelde õigeks ajaks. Aitäh ja edu finaaliks! Aitäh!